ma arvan, et see on kõige raskem Talihärmi-rada, mis seni on olnud, on ju, Alutagusel oli lund rohkem, aga füüsiliselt see ei ole kerge, aga vaimselt jällegi tõestab sind kõrgustesse, kui sulle meeldib loodus ja selline puhas loodus, aga ütleme, materdab sind, et füüsiliselt nõudlik. Läks, ma ei taha. 126! Kõpu poolsaar. Kõpu poolsaarele ring peale, Kesk-Hiiumaale, Tahkunale ring peale, Kärdlasse, Põlled, Saun. Plaan paigas. Hea plaan. Super. Hästi lõbus on, vabatahtlikult tulime. Mitmes kord on Hannesel osaleda Vanakuril? Kas kõik korrad on kirjas? Et Hannes on osalenud kõik Talihärja vanakorrad, kurjakorrad ja täna on üleüldse 64. ultrajooks ja loodan lõppu jõuda. Et vorm ei ole nii hea, aga no, elame-näeme, loodame. Korralik metsakas, et tihe mets, väike rada ja niimoodi kümnete kilomeetrite kaupa. Rada on küll selles mõttes ülilahe, täis mets, nagu viimased põhimõtteliselt terve 40 kilomeetrit on. Ülilahe, ainuke asi on raske on, aga kõigil on raske. Sinul on raske, minul on raske. Fuck it, edasi. Kohe jõuan teise medaljoni juurde ja saab edasi minna kesklaagri poole, kus saab süüa putru ja vorsti ja igast tavaari. Nii, medaljoni 2 sai mäe otsa ronitud. Harjamägi, esimene oli Talimeri, läheb edasi. Nii, 40 kilomeetrit tehtud ja oli aega mõelda ja aju otsustas, et sõgedale ei lähe. Täna ei ole see päev, ma ei ole piisavalt sõge. Metsarajad on ka üle ujutatud metsa, siukesed kohad. Põhimõtteliselt on 47 kilti tehtud, aga väga kehva seis on. Jalad on väga nõrgad. Ei ole pakud, ei ole läbi, aga nõrgad. Ja nendega saab olema väga raske teine 50 läbida. Aga hämaraks minema 1 kilomeeter on kesklaagrisse. Paremaks pole küll midagi läinud. Ainuke, mis motiveerib on, et Kertu Jukum eelmine aasta tegi ära 101 kilti, nii et kuidas mina saan seda nagu nüüd mitte teha. Aga mingid muud motivatsioonid mul tõesti ei ole. Nii, kesklaagris käidud, kõht on täis, meel on hea, aga minek on ikka nõrk. Nagu näete, ei ole nagu lõpus, siin lõputu fucking keverniid käib. Aga tuleb lõpuni minna, fuck it, näe. 3. medaljon on siis Vanaraba. Karm. Et kui praegu küsida, kas ma järgmine aasta tulen, siis ma ausalt öeldes praegu ütleks isegi ei. See on liiga
otse täpselt see oligi. Timmis meil seda vana Tallinnat üks tegelane siin, ta pani emalt 5 matsu sisse. Lubasid oli rattaga, ma loodan. Rattaga, jah. Sest ükski jooksja seda ei teeks nagu. Ütles, et tal on aega küll, et homme on päeva. Kauan kohveli. Et see on selline meie legendaarne punkt. Mul hea mõte kõndida, jumal tänatud, keegi kõnnib ka. Muidu mul üksi oli, oleks imelik. Manna raisk! Siin ei ole midagi raisk. Selles mõttes siin ei ole midagi teha. Täiesti perses, poole sääreni kuradi jääkülmas vees. Täitsa pekis, ma pean vist patarei ära vahetama, ma ei näe mitte sitta, kui mul abikana. Täitsa äge. Teed ära. Kommi on ka. Ma ei tea, kas julged võtta või? Mida? Tundub, Ei meeldi või? Tundub hea seiklus peale 90 kilomeetri medaljoni võtmist. Poole sääreni vees. Üks käis ka käpuli, mis on nagu tegelikult boonus sellest, peaks nagu lisatasu maksma. Ja samal ajal võssis. Väike luulenurk. Nii vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees. Siin selja taga just oli põhimõtteliselt põlvini vesi. Kuulete praegu kõnnin ka vees. Teine pool on toodud üllatavalt palju vett. Jalad on iga 5 kilomeetri tagant läbi märjalt külmast veest. Nii, praegu siis munadeni vees. Tundub, et muuti. See tundub nagu kraavi moodi või? Seal on ju vaata mingi see traat, aga see vist ei aita. See on mingi nali sellel või? Kui sügav on sügav? Ai no, no munadeni jah, aga põhimõtteliselt ikkagi kotid saame märjaks siin. Come on! Haba! Haba! 5 kilti veel, fuck! No. See on tuttav mees. Õlled on külmad või? Ei ole, ma ei oodanud sind nii vara. Avastasin, et ma olen hull, aga mitte sõge. Teeme lõpu kiirenduse. No tee. Hull mees.